Mulle meeldib see, et siin Kalamehe maja on midagi sellist, et sul on 2 suurt kilpkonna, siis sul on mingisugused korall, hästi kaunid teokarbid, et Eesti see Kalamehe maja on midagi täiesti teistsugust, mingi paar kilu ja viinapudelid. Jaima Villages näed, milline üks traditsiooniline Jaapani küla minevikus välja on näinud. See oli väga põnev pilguheit sellele, kuidas Okinawa inimesed oma igapäevaelu ammustel aegadel võisid elada. Meie jõudsime Jaima külasse veidi enne sulgemist, aga päevasel ajal toimuvad seal ka muusika- ja tantsuetendused, mis on kindlasti üks väga põnev meelelahutus. Väga äge oli näha, kust kõik see, mida meie täna siin reisil kogeme, on omal ajal alguse saanud ja kuidas see kaugest minevikust on tänapäeva üle kantud. Mulle situs peale üks ahva. See Jaima Village on siis selline koht, mis on justkui nagu vabaõhumuuseum ja me näeme siin, mismoodi elati kunagi traditsiooniliselt Jaapanis. Siin on väga kaunis loodus, ilusad palmipuud, loomad. See oli nii lahe elamus, ma väga soovitan siia tulla, kui keegi teist peaks kunagi siia saarele sattuma. Kuhu me läheme? Yes, this one is cancelled now. Yeah, but if you want to go to Uehara Port, you pay the price for Uehara. We provide you ferry to... Nii hea inglise keelega inimest, kui see naine praegu, ma ei tea, kas ma üldse sellel Jaapani reisil olen varem kohanud. Ta rääkis väga hästi ja ta andis meile head insight, et kuna me mõtlesime, et me läheme sinna Iriomotele, et seal on ju kõik need asjad olemas, mingi car rentalid ja värgid, et siis lähme kohale ja vaatame seal, aga siis ta ütles niimoodi, et kui me läheme kohale ja võib juhtuda, et äkki seal ei ole ühtegi vaba autot, siis meil on seal väga raske liigelda, kui meil ei ole autot. Ta nagu soovitas, et me enne vaatame, kas me saame omal auto ja kui saame, siis ostame praamipiletiga. Nii et praegu tuli väga kasuks, et oskas inglise keelt, sellepärast, et muidu ma arvan, et ma oleks ostnud selle pileti lihtsalt ja oleks läinud kohale ja saatus oleks teinud oma töö. Iriomote saarel elab umbes 2000 inimest ja see on koht, mis on täies ulatuses looduskaitseala. Talvisel perioodil väljub siia ainult 50% laevades, kuna sageli halbade ilmaolude tõttu paadid lihtsalt ei sõida. Maailma kõige väiksem see kraanikauss. Uus päev, uus auto, täna siis Nissani roolis. Kuule, see on isegi veits kuulim auto kui see, mis meil seal Ishigakis on. 90% Iriomote saarest on tihe džungel ja mangroovisalud ehk tegemist on väga eksootilise paigaga. Siin elavad ka maailmas ainukesena Iriomote wildcatid, keda arvatakse, et on alles 100 isendi. Sellepärast on siin ka üle saare ulatuv liikluspiirang 40 km tunnis ja metsikute kasside eest hoiatavad sildid igal pool tee äärtes. Väikese asustuse tõttu võiks arvata, et tegemist on ka pindalalt väikese saarega, aga tegelikult on see Okinawa saarestiku teiseks kõige suurem saar. Teistpidi võttes on Okinawa saarestikus kõik saared päris väikesed ja Iriomote saar on näiteks 30% suurem kui Muhu saar. Kui me alustasime oma teed siit, sõitsime kogu selle tee ära, siis siiani me jõudsime nüüd. Siit edasi on ainult džungel. Siit nagu neid 2 punkti ei ühenda mitte miski muu kui see džungel, ehk siis siit läbi ei saa. Ja me peame selle kogu tee pidi minema tagasi ja siis laeva peale. Okinawa saared on maailma 1/5 sinisest tsoonist, kus elanike eluiga on palju kõrgem kui maailma keskmine. Naised elavad siin kauem kui ükski naine planeedil. Arvatakse, et selle põhjuseks võib olla tugev sotsiaalne võrgustik ja elu eesmärgi tunnetus, mida jaapanlased nimetavad ikigai. Lisaks taimne söögilaud, milles on fookuses köögiviljad, bataat ja tofu ja samuti tehakse siin palju aiatoid, mis hoiab keha aktiivsena ehk inimesed veedavad palju aega looduses, saades kätte ka vajaliku D-vitamiini doosi. Need kõik asjad ja võib-olla mõned geneetilised eelised võivad ka olla põhjuseks, miks 2/3 Okinawa lastest elavad ilma abi vajamata ligi 97-aastaseks. Väga äge. No, see on ikka väga teistmoodi. Mul on siuke tunne, et see vesi näeb välja selline, nagu see võiks olla krokodille. Kummitab päev läbi nagu ainult mingi imelik muusika. Seda teeb Jaapan sinuga.
Rahvas kuulete või? Me tulime oma viimaseks Ishigaki õhtuks oma hotellirestorani Hanare sööma. See peaks olema saare võib-olla kõige fancy'm ja parem restoran, no loodame. Igatahes see šampanja, mida nad tõid lauda praegu, oli küll jumalik. Ja me mõtlesime, et paneks sellele saare reisile siis korraliku i-täppi selle elamusega siin. Nad tulid ka minule vastu sellega, et kuna siin on ikkagi nagu set menu, ehk siis paika pandud menüü, siis nad olid nõus mulle lihasemel mingeid muid asju sinna taldrikule panema. Ma ei tea, mis need on, aga ma olen väga tänulik neile, sest et see ei ole siin, ma arvan, nagu väga tavaline. Mulle vähemalt selline tunne. Igatahes väga ilus on siin ja kuidagi nii ootamatult, nii väikse saarel on ikkagi selline äge restoran. Ja kuidagi mulle meeldivad väga ka need hästi lihtsad kohalikud kohad, need on nagu minu siis isegi kõige lahedamad, aga vahel on ka sellist mõnusat fine diningut väga äge kogeda. Rahvas, teid kindlasti huvitab minu sommelier ajalugu. Sommelier ma ei ole paraku, aga seesama vein, Sautern, oli kunagi minu lemmikviinamari, kui ma olin mingi 6 või 5 aastane, siis mulle meeldis seda väga juua ja pidasin seda oma lemmikveiniks. Võib-olla isegi nooremalt, võib-olla olin 1 aastane. Wow, like aromatic. Yeah. It's very interesting. So strong. Koisamuus, aitäh! Vaata, kui sul on kodus nagu hallitus, see väga halb, aga sinihallitus jäätise sees, see on väga hea. Banaan, ingver ja blue cheese on ja sinihallitusjuust on ju. Selle vist jäätis. Oh my god, oota. See on nii veider. See on nii fucking hea. Ma peab kunagi saanud sellist banaani. See on imeline. Okei, ma arvan, see on väga ilus lõpp sellele õhtusöögile. No nii, Harri peab panema allkirja, et see läheb meie toaarvele. Sa panid selle sinna või? Jumalik allkiri, no jumalik. Harri Hansonek allkiri. Tegelikult, kui mina olen olnud siin Jaapanis nüüdseks mingisugune nädalake vist, siis Harri oli siin juba enne mind 2 nädalat. Äkki sa räägid ise, mida kuradit sa tegid siin Jaapanis enne mind? Ma käisin suusatamas Hokkaidol, mis on siis Jaapani põhjasaar. Miks see koht eriline on? See on üks kõige lumerohkemaid kohtasid maailmas üldse ja ta on hästi teada-tuntud oma väga spetsiifilise puudri poolest. Tõele auandes me seda super megapuudrit ei saanud. Suutsime seda 2 nädalat panna 2 väga suure lumetormi vahele ja öeldakse, et Hokkaido on niisugune koht, kus mitte kunagi ei paista päike, vaid sajab ainult lund. Siis meie suutsime välja peilida need 2 nädalat, kus oli ainult päike. See küpsetas kogu lume ilusti ära, nii et me seda kõige magusamat maasikat sealt kätte ei saanud. Küll aga saime päris lahedaid runne. Meil oli see deal Harriga, et iga hommiku mina tõusen Eesti, siis tema on enam-vähem juba samaks ajaks mulle saatnud nagu SMS-i, et tänane sõit on läbi ja mis nagu toimus on ju. Iga hommik oli siuke väga tore päev oli tore sõit on ju. Ja üks hommik märkasin üles selle peale, et see SMS Harri poolt oli selline, et täna sõitsin peaga vastu puud, homme. Täna sõitsin jõkke, jäin kinni ja sõbrad tõmbasid mind välja. Ja siis mina Eestis nagu mingi 12 000 kilomeetrit eemal. Mõtlen, et kuidas need asjad nagu juhtuvad. Laviine kui sellised on Jaapanis pigem päris nagu vähe, aga siin on nagu pigem mingid muud ohud, mis siin võivad nagu varitseda või mis. Mäed siin kuigi kõrged ei ole, kõrgemad tipud on kuskil 2000 midagi meetrit. Laviine on, aga seda pigem vähem. Suurem osa sõitmisest käib. Me tulime ikkagi Riichi peale üles, eks ju. Siit me võime kuhugi orguga kukkuda. Lähme veel veid sinna. Metsa vahel võid kukkuda treewellidesse, jõgedesse. See terrain on siin väga teissugune. Oota, nagu treewell on siis nagu see eesti keeles? Treewell on siuke auk, mis tekib puu ümber lume alla. Ja jõgedega täpselt sama asi, et sa pealt vaatad, et on ilusti, lumi läheb üle jõe,
aga kui sa sinna peale satud või veel hullem seisma jääd või veel hullem oled seal ilma suuskade või lauata, siis sa kugud sealt lihtsalt plõks läbi. Ja siukseid huvitavaid kohti on siin metsades igal pool väga palju. Aga miks tulevad inimesed just Jaapanisse suusatama, et on olemas ju palju lähemad kohad, Alpid, miks nagu Jaapanisse tulla? Sest siin on kõige spetsiifilisem lumi, hästi väikse kristalliga puuderlumi, mida meie kahjuks liiga palju ei saanud või peaaegu üldse ei saanud. See on freerideri tavapärane elu. Okei, pärast seda, kui sa oled nüüd olnud siin 2 nädalat mägedes, siis kas sa soovitad inimestele võtta see pikk reis ette Jaapanis, et minna suusatama Jaapani mägedesse just nimelt? Täiega. Väga teistsugune kogemus. Näiteks Sapporo ja Asahikawa, need on ikkagi väga suured linnad ja kui kuskil Alpides oled, siis sa oled ikkagi selles mägikülas, millel on ka oma võlu ja omad siuksed toredad aspektid, siis see, et sa suusatad suurlinnade kõrval, see on väga teistsugune asi. Pluss see kultuur, see toit, kõik need asjad, et Jaapan on väga omamoodi suusa destination. Soovitan kõigil siia tulla, kes vähegi suusatamisest lugu peavad. Ja no kes saab lumele pihta, siis see on veel nagu extra lucky. Ühesõnaga, ma loodan, et te nautisite neid kaadreid ja meie siit liigume edasi juba homme Osaka poole. Olge mõisud! Arigatou gozaimasu! Arigatou gozaimasu!